Tere armsad Plaastrid peale vanale vaatajad, pole teid nii ammu näinud. Mina olen Karita ja ma mõtlesin, et ma lubasin teile, et ma räägin teile, kuidas minul on läinud SP6 plaastri kasutamine. Räägin kiirelt siis uuesti, mis asi on SP6 plaaster. Selline ilus roheline näeb ta välja ja täpselt selline nagu nad kõik. Ainult sellel plaastril on siis negatiivne laeng ja teda kasutatakse siis meie vasaku jala akupunktuurpunktidel. Sellistel. Ja mina kasutan teda siis siin. Sellel punktil, mis on siis 4 näpu laiust ülevalpool hüppeliigest jala siseküljel. Minul meeldib see punkt kõige rohkem, sellepärast mina teda seal kasutan. Ja olen kasutanud seda plaastrit siis nüüd november, detsember, nüüd jaanuari lõpp juba peaaegu 3 kuud järjest. Ja otsustasin võtta ta endale appi, kuna ma tahtsin muuta, mitte ei tahtnud muuta, vaid ma muutsingi. Alates septembrist muutsin oma toitumist ja toitumiskava ja üldse kuidagi tuli selline tunne, et tahaks oma elus teha niisugused suuremad muudatused. Ja kuna see tähendas seda, et kõik magus ja igasugused vahenäksimised kadusid mu elust ära, siis ma mõtlesin, ma võtan endale SP6 plaastri appi, sest tema toetab väga meie soovi muuta just erinevate isude kohta. Nii et ma võin öelda, et mul ei ole magusaisu ja mul ei ole ka vahepealset näksimisisu. Aga muidugi tähendab seda, et ma olin ka enda peas selle juba enne valmis teinud, aga ta väga toetab minu soovi. Lisaks on SP6 toetamas ka erinevaid hormoone ja meie näärmeid, meie kilpnäärmetööd, üldse kõik näärmete süsteemid. Ta aitab tasakaalustada meie hormonaalsüsteemi. Ja sellega seoses on tal veel üks väga hea lisatoime, et SP6 plaastriga ta aitab siis reguleerida meie insuliini taset veres. Et see kõik on ju omavahel seotud, meie hormoonid, meie veresuhkur, üldse kogu meie keha töö, siis uued mõõtmised, mis mul olid oma terapeudiga, näitasid siis seda, et minu insuliini residentsus on paranenud juba täiesti normaalsele tasemele ja samas on mul olnud väga ilus teekond kaalust allapoole, mille üle ma ise olen väga rõõmus ja mul tõesti ei ole isusid. Mõnikord haruharva, kui näiteks naabrinaine helistas üks päev, ütles, et kuule, ma tegin värsket kodust vahvlit. Siis ma tundsin küll, et olgu, aga ma võin seda endale lubada, et ma lähen ja siis võtsingi ühe vahvli ja sõin selle ära ja oli väga hea. Aga mitte see, et tavaliselt ma oleks tahtnud 5 vahvlit näiteks ära süüa. Nii et selles mõttes on SP6 nüüd olnud minu kaaslaseks juba päris pikalt. Ilmselt ma nüüd jätkan veel mõnda aega. Aga võib-olla on teile kellegile siis ka inspiratsiooniks muuta midagi. Kevad on tulemas. Tore ju, kui magusaisu vähemaks läheb ja suveks vormi jälle saab. Nii et ilusat päeva jätku teile. Nii tore oli teiega jälle rääkida ja uute rõõmsate kohtumisteni.